vangist väljunud. Ma elan ja nüüd minuga ka teie peate elama. Mu issand, sa mu ainus elu, kuis jõuan küllalt kiita sind. Mu ees sa kandsid surmakaalu ja tõusid rõõmustama mind. Ma elan ja nüüd minuga mu omad peavad elama. Ei sind me karda surmavägi, su haskla Jeesus purustas. Ta arm on haual meie ligi, meid valutunnilt rööstimas, et Jeesus elab temaga, ka meie peame elama. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda, kes sa Joosepit juhid kui lambaid. Ära jäta mind maha, mu õnnistuse Jumal. Saada abi oma rahvale, õnnista oma päris osa ning hoia neid kui karjane ja ülenda neid igaveseks ajaks. Issand on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Ma tahan issanda heldusest igavesti laulda. Ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlveni. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Issandas armastatud vennad ja õed, me oleme siia kokku tulnud Jumalat vaimus ja tões kummardama, teda kõigi tema heategude eest tänama ja temalt kõike paluma, mida meile ihu ja hinge poolest tarvis on. Siis tunnistagem enne seda oma kõlvatud lugu õieti tundes, oma patud temale üles, üheskoos südamest nõnda üteldes. Halastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu viha ja nuhtluse oleme ära teeninud. Vaata taevast halastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks. Oma armsa Poja, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Issand, halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kõige väeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Sul
kiidetud oled sina, Jumal, meie Isa, et sa oma suurest halastusest kõik, kes sinu omad, Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi, oled uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Me palume sind, anna, et ka meid selles lootuses juba siin pühaks eluks uuendataks ja et me ükskord õndsast ülestõusmisest osa saaksime. Sellesama sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Me kuuleme tänase ülestõusmisaja 3. pühapäeva evangeeliumi, Johannese evangeeliumi 10. peatükist, kus Jeesus ütleb nõnda. Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste eest. Palgaline ja kes ei ole karjane, kelle omad lambad ei ole, näeb hundi tulevat ja jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta põgeneb, sest ta on palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ja mina jätan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Needki ma pean tooma siia ja nad kuulevad minu häält ja siis on üks kari ja üks karjane. Aamen. Kiitus olgu sulle, oh Kristus. Tunnistame nüüd üheskoos oma usku. Meie usume Jumalasse, Isasse, kõige väelisse taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval jälle üles tõusnud surnuist, üles läinud taevasse, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Meie usume pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen, amen, amen. Võite võtta istet ja järgmine laul on number 364 ja me laulame siit 3 salmi. Laul 364, Jehova on mu karjane, 3 salmi. Kaitseb mind.
issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen. Ameerikas sündinud, ent 26-aastaselt Inglismaale kolinud ja hiljem Briti alamaks saanud poeet Thomas Stearns Eliot või nagu teda enamasti tuntakse T.S. Eliot alustab oma poeemi The Dry Salvages nõnda. Ma ei tea Jumalaist palju, aga arvan, et jõgi on tugev pruun Jumal, tusane, taltsutamatu, tõrges, kannatlik mingi määrani, kõigepealt piiriks peetud, kasulikuks ja kahtlaseks kaupu edasi kandma. Seejärel üksnes probleemiks silla ehitajate ees. See lahendatud, jääb pruun Jumal linnade asukaist peaaegu unustusse. Igilepitamatu siiski, oma raevuhoogudest loobumata, hävitaja, kes meenutab mõnda, mida inimene meelega unustanud. Põlatud, salatud masina kummardajatest, kuid ootel, valvas ja ootel. Siinkohal aitäh Paul Erik Rummole, kes ohverdas oma uneajast, et see tõlge mulle saata. Eliot räägib siin sõna-sõnalt küll jõest, otse kui mingist mütoloogilisest, mõnele primitiivsele religioonile omasest jumalusest, aga tegelikult kõneleb ta ju millestki, mis vähemal või rohkemal määral on saatnud inimkonda läbi aegade, ent on eriti teravalt avaldunud alates nõnda nimetatud valgustusajastust. Inimkond on hakanud üha enam arvama, et ta teab kõike, et ta suudab kõike ning et ta saab suurepäraselt hakkama omaenda tarkusele ja jõule toetudes, ilma Jumalata ja isegi ilma tema olemasoluga arvestamata. Täpselt nii, nagu need selles T.S. Elioti poeemis, kes ehitasid silla üle jõe ning unustasid seejärel jõe, mida nad olid seni otse kui jumalust kummardanud. Muidugi ei taha ma sellega ütelda, et peaksime hakkama pagana rahvaste kombel loodusjõudusid jumalikustama. Küll aga on lausa kriitilise tähtsusega see, et anname endale aru elementaarsest tõest. Meie ei ole universumi isandad, aga Jumal on. Isegi kui oletaksime, et kõik siin elus allub meie kontrollile, mis muidugi ei vasta tõele, isegi siis oleksime ikkagi piiratud selle üürikese silmapilguga sünni ja surma vahel, millest kaugemale meie pilk ei ulatu. Tegelikult tuletatakse meile nii üksikisikutena kui rahvaste ja terve inimkonnana pidevalt, väga tihti juba siin elus meelde meie väiksust ja küündimatust. Täpselt nii, nagu seda koges ka T.S. Eliot koos pea kogu maailmaga siis, kui ta selle poeemi, mida ma just tsiteerisin, kirjutas. Aasta oli siis 1941. Ja hoolimata kogu progressist, mille üle inimkond nii suurt uhkust tunneb, ei leidnud suured kõrgele teaduslikule, tehnilisele ja kultuurilisele tasemele tõusnud rahvad, masinakummardajad, nagu Eliot neid nimetab, muud viisi omavaheliste vahekordade selgitamiseks kui miljonite inimeste tapmine. Kas nüüdseks on midagi muutunud? Mitte karvavõrdki. Ainuüksi Ukraina sõjas
on viimase 4 aasta jooksul tapetud juba vähemalt 1 miljon inimest. Eestlasi on tänapäeval alla 1 miljoni. Üle 1 miljoni on seal tapetud. Tänase evangeeliumi kujundit kasutades võiksime öelda, et inimkond on nagu lambad, kes on kas unustanud, et neil on karjane, või on teadlikult ja tahtlikult oma karjasest lahti ütelnud. Või mis veelgi hullem, on endale uued karjased valinud. Muidugi huntide hulgast. Samal ajal naeruvääristades neid, kes neid huntide eest hoiatavad. Seni kuni lambad on turvalisel karjamaal, kus neil on külluslikult rohtu, mida süüa ja vett, mida juua, pole neil häda midagi. Aga me teame, et see ei ole midagi enesestmõistetavat, sest kogu maailm ei ole lopsakas karjamaa. Muide, ma vaatasin järgi, ainult umbes 20% maismaast on vähemal või rohkemal määral kasutatav karjamaana või heinamaana. Samal ajal kui umbes kolmandik, 33% maismaast on kõrb. Rääkimata sellest, et enamus maakerast on niikuinii kaetud veega. Lambad, kes arvavad, et nad saavad hakkama ilma karjaseta, ei kuulu just arukate hulka. Muidugi meile ei meeldi, kui meid võrreldakse lammastega, sest lambaid peetakse tavaliselt pisut rumalateks. Aga vaadake, sellest, mida ma just ütlesin, tuleb välja, et meie inimesed võime käituda lammastestki rumalamalt. Kuna lammaste hulgas on tõenäoliselt märksa vähem neid, kes arvavad, et nad saavad hakkama ilma karjaseta, kui inimeste hulgas neid, kes arvavad, et nad saavad hakkama ilma Jumalata. Ükskõik, kas tegemist on teoreetilise Jumala eitusega või nõnda nimetatud praktilise ateismiga, mis seisab selles, et otseselt Jumala olemasolu eitamata elatakse nii, nagu teda polekski. Ühte putuka teadlast hoiatati kord lõvi eest, kes oli saaki otsimas. Miks te mulle lõvist räägite, imestas teadlane, mina tegelen liblikatega. Ja need jäidki vist tema viimasteks sõnadeks. Sellist näidet kasutab ühes oma raamatus vana preester, kes oli pühendanud oma elu sellele, et aidata inimestel mõista, et pisiasjadki ei pruugi olla tähtsusetud, vaid võivad omada määravat mõju nii meie igavikulisele saatusele kui sellele, kui rikas või kui vaene on meie maailm, meie elu siin maailmas. Pidades muidugi silmas tõelisi rikkusi, mitte neid, mille kohta ilmutusraamatus öeldakse, et sa ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Selles samas raamatus kirjutab too vana preester, kui mõelda selgelt selle maailma viletsatele asjadele ja võrrelda neid rikkustega, mis on elul koos Kristusega, siis on ainult üks lihtne sõna. Ma ei pääse sellele mõtlemast inimeste valitud tee jaoks. Rumalus, rumalus, rumalus. Me pühendame oma elu selliste asjade tagaajamisele, millest mitte ühtegi me ei saa kaasa võtta, kui peame siit ära minema. Ning lisaks seame end ohtu sellega, et ei märka liblikaid püüdes meid maha murda ja alla neelata ähvardavat lõvi. On väga levinud arvamus, vale arvamus, nagu tahaks Jumal meid piirata, ahistada. Või kui Jumala olemasolu eitatakse, nagu tahaksid need, kes Jumalast kõnelevad ja tema nimel tegutsevad, näiteks kirik, inimesi kontrollida ja manipuleerida, neid oma huvides ära kasutada. Küllap seda viimast on ka olnud ja kardetavasti tuleb ette tänapäevalgi. Ent see ei tähenda, nagu oleks kirik põhimõtteliselt halb,
Ja kahtlemata ei tähenda see, nagu oleks Jumal mingi türann, kellele pakub naudingut inimeste orjastamine ja alandamine. Pole juhus, et piiblis võrreldakse Jumalat karjasega. On tõsi, et inimeste hulgas leidub ka isekaid, hoolimatuid ja isegi julmi karjaseid. Näiteks prohvet Hesekiel kõneleb neist äärmiselt otsekoheste ja teravate sõnadega oma raamatu 34. peatükis. Soovitan lugeda. Aga Jumal ei kuulu taoliste karjaste hulka. Jumal on hea karjane. Täpselt nii, nagu Jeesus enda kohta ütleb. Tema südame sooviks on oma lammaste toitmine, kaitsmine ja igavese elu karjamaale juhtimine. Jumal ei vaja meilt mitte midagi. Ta ei taha meid ei paljaks pügada ega vardasse ajada. Vastupidi, me teame, et ta on selline karjane, kes on andnud kõik meie elu päästmiseks. Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste eest. Me ei saa ilma temata hakkama. Ta on andnud ja annab meile pidevalt elu ja kõike, mida me eluks vajame. Ta on teinud kõik selleks, et me ei hukkuks, vaid võiksime pärida igavese elu. Aga mitte ainult sellepärast, mida me Jumalalt saame, ei peaks me teda austama, vaid eeskätt sellepärast, et Jumal on imeline ja kaunis. Temas on kõik headuse ja armastuse rikkused ning tema imetlemine paneb meie palge särama, teeb meidki ilusamaks ja paremaks ja täiuslikumaks ja terviklikumaks. Maailma päästab ilu, väidab Dostojevski oma romaanis Idioot, ja ta peab sellega viimselt silmas Kristust, kelles elab kogu jumalik täius ihulikult, nagu ütleb püha Paulus oma kirjas kolosslastele. Kristus on see ilu, mis päästab maailma. Kristus, hea karjane, ei taha meid enda juurde aga mitte lammastena, vaid oma vendade ja õdedena, Jumala lastena, kellest tuleb seda selgemalt, mida enam nad temasse kasvavad, nähtavale tema, meie isa nägu. Inimesed võivad ju arvata, et kui neil on läinud korda ehitada üle jõe sild, siis pole jõge enam olemas või vähemalt pole seda enam tarvis. Aga jõgi voolab edasi, toites maad ning olles elusooneks ka neile, kes temast ei hooli. Veelgi enam on seda Jumal. Ta on olemas sõltumata sellest, mida keegi temast arvab ja kas temasse usutakse või ei. Ning needki, kes temast midagi teada ei taha, elavad tegelikult tema armu varal. Kui palju parem taolisest pimesi elamisest on see, kui me avame nii oma südame kui mõistuse silmad ja läheme rõõmuga vastu sellele päevale, mil me teda, oma loojat, oma lunastajat, oma head karjast palgest palgesse näha saame. Tema on teinud selleks kõik. Meil pole vaja teha muud, kui vaid tema häält kuulda võttes, tema poole pöörduda ja talle järgneda. Aamen. Laulame nüüd sellest samast 364. laulust 4. salmi.
olge head ja tõuske nüüd ja nagu ikka, me mõtleme palves Eestimaa ja rahva peale Eesti hümni helide saatel. Rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, oleks hoitud laitmatuna meie õnnist tegija Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen. Palvelauluna laulame laulu number 115. 115. Oh surmavõitja, tule saa. Meie palvetame. Issand Jeesus Kristus, sa eluvürst, surma äravõitja. Meie süda annab sulle tänu sinu aulise ülestõusmise eest. Sinu käes on surmavalla võtmed. Sina avad ja ükski ei saa sulgeda. Sina paned lukku ja ükski ei saa lahti teha. Me palume sind, aita meil sinu ülestõusmise väge kogeda ning võita ära maailma, pattu ja surma meie enda sees. Kõike seda, mis meie sees sinule vastu paneb. Anna meile ja kõigile usklikele see elu, mida ihulik surm ei saa hävitada. Sinu vägevasse ja heldesse kätte anname ka oma armsad lahkunud ja kõik surijad. Kõik need, kelle elupäevad on jõudmas lõpule. Meie elu on nüüd ühes sinuga varjul Jumalas. Ja kui sina meie elu avalikuks saad, siis jääme ka meie igavesti sinu juurde. Kiidetud olgu
sinu püha nimi. Oh Jeesus Krist, oh kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastel. Ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma pale sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu peale ja andku sulle oma rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimne nimel. Aamen. Meie lõpulauluks on laul number 201. 201, Jeesus, hea karjane. Jeesus, hea karjane, kiitus olgu sinule, et meid oma sõnaga jälle õpetasid sa. Koju minnes